Tere, mina olen Nele ja vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala kõige põnevamad uudisteemad. Õpetajate puudus, ületöötamine ja alamakstus viisid teisipäeval taas inimesed Toompeale, kus haridustöötajad ja nende toetajad nõudsid valitsuselt tegusid, mitte tühje lubadusi. Võib öelda, et õpetajate mõõt on täis ja raske tööga saavutatud kokkulepped ei paista vett pidavat. Milline on tänane olukord ning suhe haridustöötajate ja valitsuse vahel? Uurime Haridustöötajate Liidu juhilt Reemo Voltrilt. Tervist! Tere päevast! No, esitame teile 10 kas-küsimust, millele palume konkreetseid vastuseid. Sõidame. Kas usute, et meeleavaldused ka tegelikult muutuseid toovad? No tegelikult jah, pigem usun ja see on ikkagi üks moodus, kuidas siis on võimalik oma soove, tahtmisi ja muresid laiemale üldsusele ja ka otsustajate ette tuua niimoodi, et mitte ainult kirjutades või siis mitte ainult üheselt helistades, et natuke laiemalt siis tutvustada neid muresid ja antud juhul siis õpetajate muresid Eesti tuleviku pärast, sest meil on katastroofiline seis ees ikkagi, et meie hariduse kvaliteet võib ja suurendus hakkab lähitulevikus kõvasti langema. Kas õppetöö kvaliteet kannatab seetõttu, et haridustöötajad seisavad pidevalt silmitsi olelusvõitlusega? Paraku küll, sest just seetõttu, et meil ei tule järelkasvu. Meie õpetajad on ühed vanemad maailmas ja see on väga oluline, et vanusega kaasneb kogemus, aga lõpuks ikka inimene lahkub tööturult ja vot siis enam asendajaid ei ole ja see on suur probleem. Kas teil on valitsuse ebapiisavatest sammudest kõrini? No me tegelikult tõesti oleme mures, et viimased 2 aastat on õpetajate töötasu ikkagi võrreldes riigi keskmise töötasuga langenud ja see on tegelikult väga suur probleem, sest õpetaja on Eestis kõrghariduse spetsialist ja tema töötasu tegelikult peaksime hoopis võrdlema kõrghariduse töötajate keskmisega. Aga me võrdleme praegu üldise keskmisega, isegi siis õpetajad saavad 15% vähem palka kui üldine keskmine palk. Kas tänane valitsus hoolib õpetajate hakkama saamisest ja tulevikust? Sõnades küll. Tegudes ma ei ole seda veel näinud, nii et ma tahaksin nüüd näha, et kui laupäeval avalikustatakse koalitsioonileping ja selle põhjal hakatakse eelarvet tegema, et siis seal oleks näha päriselt ka seda hoolimist ka tegudes. Kas Mailis Reps oli parem haridusminister kui täna portfelli kandev Kristina Kallas? Ei ole kummalgi tegelikult ette näidata selliseid suuri õpetaja ametit väärtustavaid samme, vähemalt palga osas mitte. Nüüd see ministriga me oleme saavutanud siiski selle, et me üheskoos suutsime haridusleppe protsessi läbi teha ja sellega ikkagi tuua uuesti õpetajatele siis karjäärimudeli, et selles mõttes on praegu samm õiges suunas. Kas mure ja probleem on tegelikult ka nii suured, kui seda on kära? Suuremad on, tegelikult on suuremad. Ehk siis iga aastaga Eestis siis suureneb kvalifikatsioonita õpetajate arv ja see tähendab seda, et need inimesed, kes tegelikult klassi ees seisavad juba praegu peaaegu iga 4. ei ole vastava ettevalmistusega ja seega tegelikult neil ei ole oskusi meie noori õpetada ja see seab suure siis ohu alla meie kvaliteetse hariduse. Kas eestikeelsele õppele üleminek oli tehtud kiirustades ja võib-olla kohmakalt? Kindlasti on kiirustus 30 aastat on oodatud. Ehk viimane aeg oli ära teha ja siin kindlasti see oli tegelikult kuritegu nende noorte inimeste suhtes, nende venekeelsete kodudest õpilaste suhtes, et siiani lasti meil venekeelsel koolil veel eksisteerida ja uuringud näitavad, et nende haridustase on oluliselt madalam kui eestikeelsetes koolides. Seega see oli viimane aeg. Kas Eesti kooliharidus on tasemel või on meil vajakajäämisi? Eesti kooliharidus veel kahjuks, pean rõhutama veel, on maailma tipus, aga ma kardan, et see langus tuleb mõne aasta jooksul ja päris ränk, kui valitsus ei saa aru, et õpetajaametit tuleb ka tegudes väärtustada. Kas Eestis on lisaks õpetajatele läbi põlenud ka õpilased? Ma arvan, et aasta-aastalt tegelikult me oleme aina rohkem haridussüsteemis pööranud ja pööramas tähelepanu õpilaste heaolule igakülgselt, ka vaimsele heaolule rohkem kui kunagi varem, aga paljuski on see tulnud jällegi õpetajate selliselt empaatia ja töö ja panuse arvelt, nii et selles mõttes ma
Koormus on kindlasti suur, aga nüüd öelda, et see midagi katastroofist oleks, uuringud seda ei näita, et Eesti õpilased oleksid oluliselt halvemas siis mentaalses olukorras kui teised õpilased üle maailma. Kas usute, et Eestis hakatakse õpetaja ametikutset kunagi vääriliselt hindama? Kui me tahame rahvusriigina ja siis hea haridusega riigina jätkata, siis see on ainuvõimalik ja ma võiks öelda, et sinisilmselt veel usun, et see on võimalik ja selleks ma siis ka teen õpetajatest seistes kõik võimalikku, et ka minu lapsed ja minu laste lapsed tulevikus saaksid väga hea hariduse ja selleks tuleb õpetajaametit väärtustada kõigiti. Reimo Voltri, ma tänan teid nende vastuste eest. Ilusat päeva jätku. Meie siit stuudiost aga vahetame teemat. Parlamendisaadik Varro Vooglaid juhtis Riigikogu juhatuse tähelepanu sellele, et parlamenti külastavad inimesed peaksid rohkem jälgima seda, milliseid riideid nad kannavad. Nimelt dressipüksid ja tossud võiksid Vooglaiu hinnangul jääda siiski mõne teise ürituse jaoks. Parlamendi tulles peaksid inimesed olema riietatud viisakalt, käituma korralikult, et näidata üles enda austust parlamendi ja parlamendisaadikute vastu. Uurisime ka Tallinna tänavatelt inimestelt, mida nad arvavad, kas sellel ideel on jumet. Rahvasaadik Varro Vooglaid tegi ettepaneku Riigikogu juhatusele, et Riigikogu külastavad inimesed ja riigikogulased ise peaksid käima natukene viisakamalt riides. Mida teie sellest arvate? No inimene peab alati viisakalt riides käima, ükskõik kus ta töötab või mida ta teeb. No kui seal just dressides ei käida, ma tegelikult ei ole asjaga kursis, mis riietega siis seal käiakse, eks ole. Siis nojah, ma arvan, et riigikogulane peaks olema viisakalt riides, aga ma arvan ühtlasi ka, et meil on suuremaid probleeme kui see riietus. Mina isiklikult ei ole Varro Vooglaiu sõnavõttudega nõus. Mina ei mõtle niimoodi, nagu tema mõtleb. Jaa, ei noh, avalikus kohas võiks ikkagi kenasti riides olla küll, jah, aga see on põhimõtteliselt ikkagi inimese enda asi, kuidas ta riides käib. Viisakamalt, ma ei tea, kas nad juba ei käi viisakalt riides või? No külalised järelikult mitte, sellepärast, et kriitika käis klassieskursioonide ja muude gruppide peale, et botasid ja dressid jätke koju ja olge ikkagi ilusti viisakates riietes, et näidate välja austust parlamendi vastu. No, mõnes mõttes lapsed võiks ju lapsed olla, et las nad panevad, mis nad tahavad ja eks nad siis ühel hetkel saavad oma vitsad kätte, kui see ei olnud õige kontekst. Lastele omane selline käitumine kahtlemata on, jah. Ausalt öeldes te tabasite mind ootamatult ja mu mõtted olid küll mujal kui selle teema juures, eks. Ja ma arvan, et võib-olla Riigikogu hoones tõesti peaks dressidega ja maas istuma. See võib-olla tõesti, aga kordan veel, et meil on tegelikult suuremaid probleeme Eestimaal praegu. Värske lapsevanemana tean ma, kui palju riided maksavad ja kui palju üks korralik ülikond lapsele maksab. Nii et selles mõttes on tossud ja dressid ja teksapüksid lihtsalt niisugune valik, et pealegi meie ühiskonnas on ülikonna kandmise mood kuidagi ära kadunud, nii et kuidagi keeruline nõuda lastelt mingi ülikonna kandmist tänapäeval. Nii et inimesest peab kõik alati ilus olema? Loomulikult. Dressipüksid ja botased tuleks koju jätta? Nendel on ka oma aeg, oma koht ja oma töö, mis nendega tehakse ja kus nendega tehakse. Aga parlament see ei ole? Kindlasti mitte. Nädalavahetusel šokeeris Eesti ühiskonda traagiline õnnetus, kus Tallinnas teel olnud helikopterite kokkupõrkes sai surma 5 inimest. Kuidas ajakirjanikud sellised lood lugejateni toovad ja mis tegelikult selliste lugude taha peitub, sellest räägib meile Angelina Lonn, Õhtulehe ajakirjanik, kes just nimelt sedasama juhtumit lugejatele ka kajastas. Tervist! Tervist! No räägi, Angelina, kuidas tegelikult on selliseid lugusid kajastada. Kas ajakirjanikud pigem ei kipu nende teemadega tegelema? Et see on lihtsalt see kohustus, et tuleb minna ja tuleb ära teha. Aga ega ta emotsionaalselt vist kõige kergem teema ei ole. No ma ütlen ausalt, ma arvan, et ükski ajakirjanik just
rõõmust ei hüüa sellise uudise peale, et keegi peab minema, aga see fakt on, et keegi peab minema ja inimestele on oluline, et neil oleks see info aga ega see meeldiv kindlasti ei ole ja kindlasti me ei rõõmusta. No pühapäeval sõitsid sa Soome pressikonverentsile. Kui palju selleks hetkeks oli antud juhtumist teada? Pühapäevaks juba oli päris palju infot, et seesama pilt tegelikult oli juba laupäeva öösel, kui ma ei eksi, avaldatud Soome meedias ja siis Soome uurimiskeskuse lehel laupäeval hilisõhtul me olime juba õnnetuskoha lähedal. Aga infot oli juba ka enne pressikonverentsi päris palju tänu sellele, et meie kolleegid ka juba usinal tegid eeltööd, et meil oli juba päris palju selleks hetkeks juba avaldatud Õhtulehes. Kui palju niimoodi kahe riigi ajakirjanikud omavahel koostööd teevad, kui palju Soomes andis seda infot hankida? No Soome meedia üldiselt on kuidagi nii, et Soome meedias saab hästi palju materjali tasuda. Et meil on ikkagi enamasti maksumüür. Soome meedias suurem reklaamiturg ja seda probleemi ei ole, et Soome meedias tegelikult saab päris palju infot kätte. Mis puudutab seda koostööd, siis selle juhtumi puhul minul konkreetselt Soome ajakirjanikega ei olnud koostööd, aga mul on enda isiklikud kontaktid, kes on siis aidanud mingil määral mul selle infovooguga kursis olla. Sa oled kindlasti selliseid traagilisi juhtumeid veel kajastanud ja me teame seda, et väga tihti inimesed nimetavad ka ajakirjanikke justkui raisakotkasteks, et tuleb minna paraku nende lähedastega rääkima, sellepärast et avalik huvi on olemas sellistel puhkudel. Kui keeruline on seda sammu teha? Kuidas sa ise ennast lülitad sellest tavainimesest siis ajakirjanikuks, et need sammud ära teha? Jah, et tegelikult mul oli päris palju praktikat sellega just Lõuna-Eestis, kus on olnud rohkem õnnetusi, on tulnud rohkem õnnetusi ka kajastada. Ja tõesti, me oleme ka saanud sellist tagasisidet päris mitmeid kordi. Võib-olla see ei tule kohe, et kui sa oled algaja, et ma olen ikkagi päris noor, et ma olen 3 aastat olnud siin. Kui sa oled algaja, siis see on kindlasti keeruline, aga iga järgmine juhtum on juba lihtsam. Iga järgmise juhtumiga sa oskad kuidagi eralduda sellest, et sa kuidagi saad aru, et sa oled inimene, kes teeb tööd. Ja ma ütleks nii, et mind aitas päris palju see mõte, et need samad inimesed, kes sõimavad ajakirjanikke, et te tahate nüüd raha teenida kellegi tragöödia pealt, et te olete raisakotkad, need samad inimesed ütlevad seda kuskil sotsiaalmeedias ja vormistavad Õhtulehe tellimust selle sama uudise pealt. No aga millega sa oled kokku põrganud, kui sa oled nende inimestega suhelnud, selliseid uudiseid kajastanud, et mis need sellised tavapärasemad reaktsioonid on? Leinas inimesed teadupärast ei pruugi mõelda tol hetkel, kuidas jääda kõige viisakamaks või kuidas olla sinu jaoks nagu kõige meeldivam suhtluspartner, et neil on enda tragöödia, millega toime tulla? Ja see võib olla üllatav tavavaataja jaoks, aga kõige jubedamad tagasisidet võib-olla me oleme saanud inimestelt Twitteris, mitte konkreetselt leinavatelt lähedastelt. Et minu kogemus näitab, et ikkagi enamasti inimesed saavad aru, et inimestel on usaldus ajakirjanduse vastu ja kui neil seda ei ole, siis nad oskavad seda viisakamalt kommunikeerida. Et üks juhtum oli, kus siis võib-olla ei oldud meie vastu kõige viisakamad, et oleme tõesti sõimata saanud, aga see ei ole seotud surmaga. Kõik need õnnetused, mida me oleme kajastanud, mis olid seotud just konkreetselt surmaga, siis ka lähedased mõnikord olid just huvitatud sellest, me kajastaks seda. Sest nende arusaam oli selline, et kirjutage, äkki teised siis loevad, on pärast targemad, et võib-olla ei lähe purjus peaga rooli või ei lähe purjus peaga ujuma. Et sellised asjad, et lähedased on pigem olnud minu praktikas vähemalt viisakad ja mõistvad. Kuidas sa ise sellest välja tuled õhtul koju minnes? No ma ütleks, et
üldiselt ega ma ei mõtle töö peale kodus, et ma ikkagi noor inimene. Aga on vahel olnud mingisuguseid selliseid lugusid, mis tulevad suga paratamatult koju kaasa, et sa elad neid emotsioone veel läbi pärast? Võib-olla mõned juhtumid, mis olid seotud lastega, et kus siis hukkunu oli laps või siis ma mäletan päris mitu juhtumit oli suvel järjest, kus hukkus siis üksik eakas inimene, kellel ei olnudki lähedasi, et see on hästi kurb, et võib-olla see on viimane tema mainimine, see on see Õhtulehe artikkel sellest, kuidas ta suri, et see on natuke oli kurb. Aga ma tänan sind, Angelina, selliste raskete lugude kajastamise eest ja ma tänan ka teid, head vaatajad. Selliseks kujunes meie järjekordne saade Pealkirja taga. Ootan teid tagasi juba järgmisel reedel.